tere! Lehvita vlogile! Parem see vist esimene kord sellel kevadel siin meie terrassil, kus siin on nagu mõnus olla ja hea ilm. Ja kuna, vaadake seda terrassi, see on nagu nii kuiv, see on nagu kõrb, siis me tahame selle esimest korda elus ise siis üle lakkida. Ja see tähendab seda, et tegelikult seal on väga palju rohkem tööd, kui ma arvasin. Me läksime poodi ja küsisime, et tahaksime mingisugust lakki, millega teha seda terrassi üle ja tuli välja, et see inimene, kelle poole me pöördusime, oli mingisugune terrassi entusiast ja ta rääkis meile, et issand, teil on vaja seda terrassi puhastada, siis siin on igasugust paska sees, on ju. Ja siis te peate laskma selle kuivada mingi päeva ja siis alles saad hakata seda üle lakkima, on ja seda peab tegema kõike nagu nii ja nii ja nii. See on nagu ilge tehnoloogia, see ei ole niimoodi, et ma lihtsalt nagu hakkan lakkima otsast. See on korralik ettevõtmine ja nüüd ma teengi niimoodi, et ma voolikuga lihtsalt pesen üle selle terrassi täna, lasen selle kuivada ja siis homme ilmselt paneme selle puhastusaine siia peale, mis peaks võtma kogu selle jama nagu välja selle terrassi puidu seest ja siis pärast seda saab alles hakata lakkima, nii et see on korralik mitmepäevane ettevõtmine. Nii, paneme selle kinni, et ma kogu oma kodu märjaks ei teeks. Holy moly. No jah, ma ei tea. Tegelikult peaks reaalselt selle lauaga üle lakkima, see on nagu nii kuiv. Mul on siin hästi palju kunstlilli. Siin ei olegi midagi märga sees. See pott on üliilus minu meelest IKEA-st kunagi ostetud. See on minu meelest nüüd ikka veel. Ahah, vau, mulle meeldib, et üks lill on lihtsalt kuidagi tormiga siia sattunud. What the hell? Ma armastan sellise puitpõranda peal palja jalu käimist, see on nii mõnus, see annab siin keset linna natukene sellise nagu maalähedasema tunde. Ühesõnaga, siin on meil need eelmised nagu toolikatted, mis kogu aeg ära lendasid ja nagu meil on nagu hulluk kajakad, kes nagu rapivad kõik asjad ära, mis siin on reaalselt. Nimestan, et lilled on veel terved. Ma ei tea, kas ma jätan need siia, ostan siia mingid potid ja panen need vaata niimoodi. Ära ma need küll ei viska, selles mõttes, need on siin olnud juba paar suve ja tegelikult jumala okei näevad välja. Mõtle päikse ja lume ja kõige käes olnud. Ma mõtlen, mida ma teen nende kõikidega, aga nüüd hakkame pesema põrandat. See voolik on nagu nii kole siin ja ma tahaks siia ette midagi panna, aga samas nüüd mul ongi lihe meel, et me teeme siis natukene seda asja nagu ilusamaks, siis tahame siin kindlasti ka rohkem olla ja aega veeta. Üks asi, millega mind on siin ikka väga õnnistatud, on naabrid. Meil on nii normaalsed ja toredad naabrid, et ma ei kujuta ettegi, kui see ei oleks nii, kui tüütu see kõik võiks olla. No tõesti, nii häid naabrid, kui meil on väga raske ette kujutada, ütle ausalt, et ma olen väga tänulik selle eest. No nii, ja nüüd ei jäägi muud üle, kui ootame, ma ei tea, homset päeva või üle homset päeva ja loodame, et me leiame selle aja, et teha see terrass üle. Kuna me elame nii palju Tallinna ja Saaremaa vahet, siis iga kord, kui me tuleme Tallinnasse, siis on nagu kõik hästi palju teha, aeg on hästi planeeritud ja ma lihtsalt nüüd pean võtma selle aja, et teha see kodu korda, sest et kui pikaks asi juba mul veninud, mingi 3 kuu pikkuseks. Aga lõpuks ometi need ilmad käes, et ma saan kõik tegelikult ära teha, mis on planeeritud. Lihtsalt nüüd peab hakkama tegema, nii et mul on hea meel, et ma saan seda kõike dokumenteerida teie jaoks. Äkki saate mingeid häid nippe või saate anda mulle häid nippe, kui te vaatate, mida ma siin teen ja mida saaks teha paremini. Okei. Kuulge, tegelikult esimene soov ongi teada, mida te teeksite selle vooliku asjaga siin. Mida siia ette panna? Ma ei tea, mul ei ole nagu ideid hetkel, sest et vaata, need kohad peaksid ikkagi olema siin nähtaval, siis siin on nagu need pistikuaugud, siin saab teha seda luuki kinni lahti, et ma ei saa päris vist nagu neid kinni katta, see oleks väga ebamugav. Aga mingi freaking asi peaks siin olema. Äkki ikkagi mingisugune selline nagu kuidagi riiul, niimoodi, et mis katab nagu need kohad ikkagi ära ja siis aga ei kata otseselt nagu neid ära.
aga oleks samas ikkagi ilus, paneks mingid lilled siia ette. Ma ei tea, see voolikas ikkagi, mul lihtsalt nagu, mind häirib, see voolik on pigem nagu siin nagu laiali. See mind isegi nii hullult ei häiri, aga muidugi see võiks olla kaetud. Any ideas? Oh my god, vaata. Me peame seda sinna peale palun, need mõlemad lilled tõstma. No nii. Me peame selle panema sinna taha poole, sest selle peame tõstame kõigepealt siia peale. Okei. Me peame alt võtma. Oh my god! Nüüd, kui meil oli kogu terrass asjadest tühjaks tõstetud, oli aeg võtta ette terrassiplaatide puhastus. Ja mis see siis tähendab, on see, et enne kui sa saad üldse hakata oma terrassiplaate õlitama, pead sa terrassipõranda veega ligemärjaks tegema ja paneme sinna peale terrassi puhastusainet. Siis ajad selle laiali ja lased sellel settida 15 minutit. Ja pärast seda peaksid sa siis harjaga selle kõik mustuse sealt nagu lahti kraapima ja hiljem veel lõpus kõik uuesti üle veega pesema. Palun ärge tehke nii, nagu meie tegime. Me kasutasime harja asemel moppi, sest meil polnud harja võtta kodust ja ütlen ausalt, me ei viitsi minna poodi. See mopp ei tee väga head tööd niimoodi, ma pidin nagu pisikese käsiharjaga hullemad kohad ikkagi väga detailselt ise nagu lahti kraapima, aga ma olen üllatunud siiski, kui palju ma jaksasin seda teha niimoodi, et see tulemus jäi täitsa normaalne. Ja siis oli aeg oodata järgmist päeva, kus me saime juba hakata kogu terrassi õlitama. Juba on nii tüütu. Ja suurema pintsliga läheb kiiremini. Su jutus on iva. Kuna õli jätab terrassile sellise tumedama kihi, on väga oluline teha ka kõik need puitplaatide vahelised osad kenasti selle õliga kokku, sest muidu see koht jääb lihtsalt selline hele triip ja ma ütlen ausalt, see ei näe hea välja. Niimoodi, et seda täppistööd oli seal päris palju. Ma soovitan võtta ühe korraliku suure pintsli ja ühe sellise pisema pintsli, millega siis saad need vuugivahed veel vajadusel eraldi üle käia. See on suhteliselt tüütu töö ja ma ei ole kindel, kas ma teist korda seda enam ise viitsiksin ette võtta, aga kui me olime midagi juba alustanud, tahtsime selle eduka lõpuni viia. Isegi kui mu käed olid lõpuks täiesti villis, on kuidagi nii hea tunne, et me saime ise selle kõigega hakkama. Kuna ka meie katuse terrassi söögilaud on seal hea mitu aastat kõikides nende hullude ilmastikuolude käes seisnud, siis pidime ka selle üle lihvima ja kenasti ära õlitama, niimoodi kõik näeb nii mõnus, uus ja värske välja. Vaadake, meil on siin väikesed käbikesed. Siin on ikka täiesti korralik poisike. Üks kukkus just alla ka. Me praegust neid potte ei ole ära vahetanud, aga tegelikult siit alt on veits näha, et see on ikkagi tegelikult täiesti nagu katki. Tagant on isegi see kips nagu paista. Ehk siis tegelikult ilmselt ma millagi pean need taimed ümber istutama uutesse pottidesse, aga hetkel jäävad nad siiski neisse pottidesse. Ja siis algas see magusam osa, ehk sain tuua kõik oma tellitud tooted siia katuse terrassile. Ma olin unistanud päevitustoolidest siin ja need ma ka omale sain. Ja ma leidsin ideaalselt 2 päevitustooli Ikeast. Mulle nii meeldib, et Ikeas on alati nagu igale tootele olemas see sobilik padi kõige peale mööda. See on nagu lihtsalt nii funktsionaalne ja minu meelest silmale ka nii kena vaadata. Samuti panin ma sinna ühe sellise pisikese lauakese, kus peal on siis mõnus oma jooki toetada. Ja kuna ma tahan suve selle terrassi vahetada oma suure toa vastu välja, teha kõik võimalikud tööasjad ära just siin, siis on mul vaja siia kindlasti ka päikesevarju, sest vastasel juhul on see kõik liiga päikeseline ja mul on väga raske ekraani pealt midagi näha. Päris lahe. I love it, I love it, I love it.
kommentaarides teada, kuidas teile see tulemus meeldib ja kui teil on küsimusi, siis ma vastan neile suurima hea meelega. Ma olen väga tänulik, kui te paneksite ka väikese subscribe'i minu channelile, et ma saaksin teile veel rohkem sellist sisu pakkuda, mis just teile meeldib ja te saaksite olla esimesed, kes oleks kursis sellega, kui uus video läheb ülesse. Aitäh, et sa olid selles videos koos minuga ja mõnusat suve teile. Tšauki, tšau!